täna on olukord, kus metsa vaadatakse ainult rahalise ressursina selliselt, et väärindatakse ainult puitu, vaadatakse, et puit on nii suur puidumass on ja me saame sellest seal kas hakkemasinas või väärispuiduna saame nii ja nii palju pappi selle eest. Ja vaadatakse ainult nagu ühte seda nii-öelda materjali kogust. Aga kui me nüüd paneme sinna valemisse sisse, võtame selle materjali koguse ära ja vaatame, mis seal valemis veel on, mis veel metsale väärtust annab, siis tulevad sellised asjad nagu ta seob CO2, ta toodab hapnikku, tal on väga suur kultuuriline väärtus, tal on metsa elanikud, loomad, taimed, linnud, siis ta seob vett, ta hoiab vett, niiskuse hoidja, ta on baas meie toidulauale, kõik, ja need on veel väga palju erinevad, aga nad on kõik sellised nagu nii-öelda kaudselt mõõdetavad, rohkem immateriaalsed väärtused, mida on jah keeruline mõõta. Aga selle kõik saab lõpuks taandada kokku siis ühte nii-öelda majanduslikku valemisse, mis tekitaks olukorra, et investoril on huvi pigem seda metsa hoida, sest tal on kõik need immateriaalsed väärtused seal ühel kaalukausil ja teisel kaalukausil on see puidumass. Ja kuidas seda teha, ongi metsatagatisega siis krüptovara, kuna krüptovara tehnoloogiad lubavad neid võimalusi väga palju rohkem luua, neid tehnoloogilisi võimalusi sinna taha. Ja ehk siis metsatagatisega krüptovara, mis luuakse vastavalt selliselt, mida rohkem metsa sisse tuleb, seda kallimaks see vara läheb. Ehk et kui me maakeeli räägime, siis enamus krüptorahasid on üles ehitatud nii nagu ka fiat valuutad on üles ehitatud tegelikult lihtsalt digitaalsetele numbritele, et seal ei ole reaalset tagatist taga. Siis meie tegelikult saame luua mudeli, kus see lisandväärtus ja see vara, see tagatis on olemas, on reaalne mets, mis säilib, mida sa näed oma koduaknast, kus sa käid jalutamas, see ongi meie vara. Ja me saame seda mõõta digitaalses rahas ja selle digitaalsel rahal on olemas reaalne tagatis ehk väärtus. Ja kui nüüd siduda, kui panna niimoodi piltlikult, siis raha tagatiseks loodusressurss või loodus, siis see tekitab automaatselt olukorra, kus inimene õpib ka loodust palju rohkem hoidma, sest tema väärtus on otseselt sellega seotud, tema majanduslik heaolu on otseselt sellega seotud. Ja tegelikult ideaalis nii peakski olema. See konkreetne kontseptsioon on nii-öelda enam-vähem valmis, aga meil on seal palju abi vaja, et kui keegi tunneb, et ta oskab aidata või saab aidata, et siis hästi oodatud on majandusteadlased, matemaatikud, tarkvara arendajad ja et see saab olema selline kogukonnaprojekt ja ideaalis see ei ole ka mitte ainult Eesti projekt, vaid see on maailmaprojekt. Aga Eesti on jällegi hea pinnas, kust alustada ja kus testida kogu seda kontseptsiooni ja kogu lahendust. Ehk et see võib olla meie uus rahvuslik aare, see võib olla meie uus Skype, aga korrutades 10-ga. See ei ole asi, mida me 10 aasta pärast seal Microsoftile või muule gigantile maha müüme, vaid me pakume tegelikult uue aluse uuele majandusele, sest et meie praegune majandus ei via enam pikalt välja. See on üles ehitatud ainult tarbimisele ja ressursside kulutamisele. See ei paku meile lisandväärtust, vaid ainult õpetab meid rohkem ja rohkem tarbima. Selleks, et tuua muutus, me saame pöörduda tagasi looduse juurde. Ja see ei tähenda seda, et me peame kõik kolima onnidesse ja hakkama lõket tegema, vaid see tähendab seda, et me hakkame väärtustama, mis on meie jalge all ja mida me näeme oma aknast välja vaadates ja hakkame hindama igat puud ja igat taimeliiki ja loomaliiki, kes on valmis, kes on tulnud siia maale elama meie kõrval. Me peame võitma tagasi
meie looduse usalduse meie vastu. Et me ei ole ainult need, kes rüüstavad ja rüvetavad seda loodust ja võtavad sealt, mis neile meeldib, vaid me oleme valmis seda hoopis säilitama ja panustama sinna oma tähelepanu ja energiat, et see saaks veel rohkem võitsema. Sest ega tehnoloogia ei ole paha või hea. Küsimus on selles, kuidas me tehnoloogiat kasutame. Kui me vaatame näiteks tänapäeva harvestereid, need on tehnoloogiat ja arvuteid ja andureid täis ülikallid masinad, mis on ehitatud, disainitud selleks, et võtta meie metsad maha. See on tehnoloogia üks pool. Me võime pöörduda selle sama tehnoloogia poole ja võtta sealt hoopis positiivne lahendus, mis aitab määrata meie loodusressursi hinna, anda sellele reaalne väärtus ja muuta see likviidseks. Nii, et meie telefonid, meie seadmed suudavad selle likviidse varaga teha igapäevaseid toiminguid. Et meil ei pea puuoksad või tammetõrud taskus olema selleks, et teha tehing. Me saame seda teha kasutades tehnoloogiat ja tagades sellega meie looduse säilimise. Ja kõik metsaomanikud, nii riigi kui erametsaomanikud, neil tekib nagu majanduslikult otstarbekam näiteks koostööd teha siis meiega.